kuidas kasvada usus kõige kiiremini ja paremini? See on üks küsimus, mis ma olen elus vist terve elu küsinud, et kuidas seda teha. Ja ma olen alles viimasel aastal aru saanud, et kuidas päriselt minu elus see on toiminud ja see on väga lihtne vastus, aga kui see ei jõua kohale, siis see ei toimi, aga õige vastus on see, et võtta iga päev Jumalale aega, kahekesi temaga olla, tema sõna lugeda ja palvetada. Väga palju kasvatab usku see, kui sa praktiseerid oma usku igapäevaselt, kui sa proovid kuuletuda Jumala häälele ja kui Püha Vaim annab sulle märku midagi teha ja sa teed seda, see kasvatab väga palju usku. Järgmine kord on palju lihtsam kuuletuda ja sa juba saad aru, kuidas Jumal räägib ja milline see hääl on. Ja kui sa loed piiblit, siis ma mäletan, ma olen tegelikult lapsepõlvest saati lugenud iga õhtu piiblit ja õhtud on mulle olnud üsna rasked, sest siis ma alati väsin nii kiiresti ära ja ma ei suuda talletada enam muud infot väga hästi. Ma olen rohkem hommikuinimene ja nüüd ma avastasin, et hommikud on ideaalsed selleks. Isegi laste kõrvalt, kui sa tahad, siis sa saad võtta aega kas või 5 minutit või 10 minutit. Ja nüüd ma olen umbes, ma ei tea, peaaegu aasta iga päev proovinud võtta aega ja mõni üksik päev ei ole õnnestunud, aga kui sa sead selle lävepaku alguses võimalikult madalale, siis seda lihtsam tõsta ja tegelikult igatsus kasvab Jumala järgi. Ja ma iga päev võtsin aega, et lugeda ja Jumal hakkas avama mulle sõna nii, nagu ma kunagi ei ole neid kirjakohti mõistnud. Ma olen neid lugenud 10 kordi lihtsalt, sest et olen pidanud lugema ja et kuidagi nagu et linnuke saaks kirja. Aga nüüd, kui ma päriselt nagu olen otsustanud, et ma tahan Jumal sind otsida ja ma tahan sind igatseda rohkem, siis Jumal on avanud oma sõnad täiesti uuel tasemel. See on täiesti praktiline minu ellu, minu käesolevatele probleemidele kõnetanud. Nii palju lahendusi olen leidnud ja just, et sa loed selle väikse mingisuguse fragmendi piiblist, et sa ei loe nagu mitu peatükki ühe korraga, sest siis sa ei suuda seda nii hästi võib-olla talletada ja palju läheb mööda, aga kui sa võtadki selle väikse kirjakoha ja mõtiskled selle üle terve päev ja proovid seda isegi praktiseerida, siis Jumal kirjutab selle sinu südame lauale. Ja palu Jumal, et ta avaks ja Jumal kuuleb palveid.